Hei, siin on teiega jälle George ja eelmine kord, mis me vaatasime standard objekte, nii boksid, sfeerid, püramiidid ja muud sellised asjad ja seekord lähme edasi nagu selliste asjade nagu liinidega või joontega, ütleme see lihtsalt eesti keeles jooned. Kus me siis need jooned üles leiame? Jooned me leiame üles sellest samasest, kus oli meil standard primitiivid, aga me läheme siit edasi, sealt vajutame sellise koha nagu shapes. Näete, siin on selline ja vajutame shapes ja tulevad siis spline'id, nimetatud jooned meile siia, millega me saame tööd teha. Nii. Ja siit võtame sellise asja nagu line ehk joon. Teeme lihtsamalt eesti keeles. Vajutame kiirklahvi alt ja W ja saame endale ühe selle, võtame pealtvaate, vajutame pealtvaateks, mis oli T ehk top. Nii. Ja siin me vaatame, et selle meetodi oleks alati corner, sest me kasutame cornerit ja Bezieri. Ja need oleksid alati sisse lülitatud. No üritame nendega siis teha. Nii. Kuidas siis näeb siis liinide tegemine välja? Nii, okei. Nii. Kui me alustame, ütleme kuskil siit. Võtame siia. Siis me saame siit teha joone. Siia ülesse tuli nurk. See oli just vasaku hiireklahviga toimetas, et saame nurga. Nii, kui me vajutame alla vasaku hiireklahvi ja viime edasi joont, siis me saame seda väänata nii, kuidas me ise tahame. Nii me saame teha mingi joone, mis nii, näete. Nii vajutame hiireklahvile klõks alla ja tuleb selline nii. Ja siia tahaks nagu jälle natuke nagu vähe kumerust juurde, vajutame hiireklahvi, hoiame seda ja ajame seda natuke kumeramaks, nii kuidas me soovi on. Oot nii. Niimoodi. Oot. Ütleme seda nii ja läheme siis ühe nurga siia. Ja läheme siit ülesse. Ja näete, milline imelik kujund. Ja kui me jõuame selle viimase punktiga ülesse esimese punkti juurde ja vajutame siia, siis ta küsib, kas me tahame selle joone sulgeda. Me vajutame siis, et me tahame selle joont sulgeda. Näete, selline mingisugune imelik kujutus meil tuli. Nii. Mis siis saame sellega teha? Kui me läheme siis modify ja vaatame, mis meil siis on. Interpolatsioon. Nii. Siin on nagu primitiividega on võimalik panna neid spline'e juurde, nagu niimoodi neid segmente juurde, ütleme segmente. Praegu. Nii. Niimoodi. Paneme siia natukene juurde. Nii. Näete. Väheke muutub. Paneme juurde veel. Nii. Ta läheb nagu vähe ümaramaks. Võtta paneme nulli. Vaatame uue. Näete. Järsud nurgad. Paneme siia 100. Ja tulevad ilusad sellised ümarad. Nii. Nii, et see annab siis meil nagu, mida rohkem neid nurki, seda rohkem annab teda siluda. Ja kui me vajutame, paneme siia praegu nulli ja paneme adaptiivseid, siis ta peaks seda tegema automaatselt. Nii. Siis ta teeb meile automaatselt need asjad ära. Nii.
mis siis on, vaatame, siis on nagu öeldakse vertexid, vajutame siia, siis me näeme neid punkte ja punktidega me saame alati meie joont sättida nii, kuidas meil vaja on. nii, me vaatame ja me saame teda liigutada nii, kuidas oli, et siin ei olnud ta hästi paigas. nüüd on ta kena, siin võtame ka. nii, suhteliselt siit meid ka näiteks ei rahulda see kurv. ta on selle kurvi natuke vähemaks. on võimalik kõike reguleerida niimoodi, no ütleme selline ilus. noh, selline, noh, see on ka natuke liiga, läheb sinna üles välja, tahaks natuke tagasi, oleks ühtlasem, vot nii. Need kõik on võimalik siis sättida või siis võtame nagu segmentidena. segmendid on siis see, sa liigutad segmenti eraldi, tähendab, sa saad seda eemaldada muideks, segmente. noh, siin natukene tundub pikemaks selle segmendi. nii, või siis liigutad seda segmenti, siis teised jäävad nagu paigale, aga segmendid liiguvad, see on näha siin. nii, see on päris kena selline. ja sellega on siis võimalik ka, sa võtad terve selle joone veel, sest see on võimalik seda joont siiapoole paigutada või sinnapoole paigutada, nii kuidas endal ise soovi on. see on üks selline oluline. niisiis, veel selline asi, et see on kõik need dubleerivad siit ülevalt ka, et siin on võimalik segmendid, vertexid, kõik need tulevad siia, kus sa võid ka siit ülevalt võtta. on võimalik kõike nendega siin ka üleval tööd teha. niisiis, meil on tehtud siin üks selline objekt nõnda nimetatud ja jutuks veel nüüd segmentidega, vaatame natukene asju. nii, segmente me saame siin eemaldada, näiteks siin ma mainisin, et segmente saab eemaldada, teeme siin, vajutame kontrolli alla ja siis saame ka neid valida, näiteks segmente, mitmeid segmente. me saame delete klahviga lihtsalt need ära eemaldada. nii, nüüd on meil nagu 3 eraldi spline'i. Need on kõik 3 eraldi spline'i, mida me saame siis liigutada kuskile. Need on kõik eraldi 3 spline'i. nii, näete, siin on kõik 3 eraldi spline'i. aga milles siin, noh, või siis keerata nii palju, kui me soovime. alati tavaliselt lülitan selle sisse, siis me saame teda 5 kraadi kaupa vedada. see on alati väga mugav mulle. sest muidu, kui sul sees ei ole, siis angle snap toogle, siis ta ei saa kunagi 95, kui saad 95,2 või 95,3, aga nii saad 95, 180 täpselt paika panna. nii, see selleks, aga nüüd on meil need kõik on eraldi spline'id, mida me võime alati eraldi siis nagu muuta. aga kui me võtame nagu objektina, siis on tegelikult tegemist ainult ühe ainsa objektiga, et tervelt ainult üks ja sama objekt. nii et jah, spline'e on 3, aga objekte on 1. vot nii on lood. toome nad praegu tagasi, ma ei hakka pärast. nii, mis meil siis veel on? peale saame rectangle'i teha, kuubi või selle saab ainult, mida siin muuta saab, kõrgust, laiust. nii ta on. nii, siis mida veel kasutame? Circle ehk rõngas, ma ei tea, ütleme see ringas. siia saab ainult raadiuse panna, siin saab raadiust ainult muuta. nii, poolkaar, algul joonistame siia mingisuguse, mingisuguse sirge ja siis
siit painutame vastavalt nii palju, kui meil vaja on teda. Nii. Ellipsi. Tuntud asi. Ja ponšik. Nii, veel tekst, see on ka splainina. Siia saame alla panna mingi teksti. XXX. Ja seda me pane. Ja võt. 3DS näiteks. Ja oli 3DS. See on meil selline objekt. Täiesti olemas. Muidugi mõista üks kavalai on, kui me ja kui me selle nüüd renderdame paneme, ma kasutan renderiks seda, siis renderis ei tule mitte ühte välja, sellepärast, et need objektid ei renderda välja. Need saab teistmoodi panna renderdamisel. Tuleb huvitav, mille jaoks me siis neid kasutame. Selle ja vähe hiljem nüüd vaatame, kuidas neid teha siis, need objektid teha siis nagu 3D objektides. Nii et te võite katsetada, proovida järgi. Missugused, kuidas on võimalik splaine siin muuta. Nagu siin tekstis. Tekstis muutus on veel ütlemata, et seda saab joondada. Siin saab suurust muuta. 11 need. Cover alla joondimist ja varianti ja fonte valida, nii et võimalusi on palju. Ja interpolatsiooni, see on praktiliselt kõikides nendes plaanides olemas ja mida rohkem me võtame seda, ja see on jälle see adaptiivsus, siis ta teeb automaatselt silub seda objekti, ütleme siis niimoodi. Sellega praegu siis kõik hetkeks.